neil on süda selle linna noorte jaoks. Ja see inimene on Maria Kams ja tule siia. Ja ma tahaks öelda nii palju, et suur aitäh, et sa oled võtnud vastutuse juhtida. Ma tean, sa oled ema 2 lapsega ja sa oled teinud palju ja suur aitäh, et sa oled põlvitanud issand ees ja otsinud tema kutsumist ja on sõnakuulelik. Ja see vili, mis issand on läbi sinu toond, see vili saab paljunema ja võib-olla tulevikus sa võib-olla palju ei tee, aga sa hakkad vaatama tagasi, mis on tehtud ja sa näed, et see paljuneb, sellest tuleb liikumine ja siis sa tänad Jumalat. See on nagu just kui Abraham, kellele tõotati tervet sugu ja see paljunes ja see kõik oli, see kõik sai rajatud Abrahami ustavusele. Ta oli ustav, ta elas oma elu ära, läks hauda ja kõik see palju on selle õiguse. Ma kogen, et sama on sinuga. Sa tegid ustavaid asju ja sa kündsid, sa palvetasid, sa olid põlvili, sa panustasid, sa mentordasid noori ja ma usun, et Jumal saab nagu Abrahamigi sinu vilja, sinu jüngreid paljundama massiivselt. Aitäh sulle sellest. Ole hea, jaga, mis issand on südamele pannud meile täna hommikul. Anname veel talle ühe tervitava aplausi. Iga kord, kui ma siin pean olema või üldse lava peal, ma alustan sellega. Ja veits lahe, kui sa oled 30-aastane ja sind võrreldakse Abrahamiga. Seda ei juhtu alati ja ma usun, et Jumal ei ole lõpetanud minuga. Jumal alles alustab ja mul on täiega hea meel olla sinu ees täna, kuigi ma täiega kardan, mitte sind, aga lihtsalt seda tegevust siin. Ja ma räägin, miks ma kardan seda. Nimelt, ma olen olnud Karmeli koguduses päris kaua. Iga kord, kui ma selle sõna ütlen, siis kõik plaksutavad. Aga ma olen päris kaua olnud seal teeninud kaasa ja üks asi, mida ma olen teinud, ma olen juhtinud seal lastetööd ja noortetööd. Ja ma olen umbes võib-olla 7 aastat või 8 aastat olnud selle sees. Ja uskuge või mitte, nende 7-8 aasta jooksul ma pole mitte kunagi, võib-olla 1 tunnistuse olen Fusionis andnud, aga ma pole mitte kunagi pidanud olema lava peal ja jutlustama. Ma olen seda vältinud põhjusega, sest uskuge mitte, ma olen uskunud siiralt, et mul ei ole midagi öelda. Ma olen uskunud siiralt, et minu lugu pole tähtis või minu lugu pole piisavalt uhke või mul ei ole selliseid palvelugusid nagu Simona. Uskumatu naine, mis teil siin toimub täiega. See on nii lahe ja see on olnud vale, mis ma olen uskunud. Sellepärast, et nüüd, kui ma olen lapsepuhkusel olnud, ma olen rohkem olnud laval, kui ma olen tahtnud, aga Jumal on kuidagi muutnud minu südant selle seest nii palju teist. Kujuta ette ka, kui palju. Jumal tuleb, kui sa oled saadaval, kui sa oled kättesaadav. Jumal tuleb, kui sa oled kättesaadav. Ja nii kui Ivo ja Simona mind veensid, et ma ikkagi tuleksin, tegelikult nad ei veennud, tegelikult ma teadsin, et ma pean siin lava peal olema, ma ei tea miks, aga ma pean. Siis esimene, ma olen piltide inimene, ma näen ja kuulen Jumalat hästi tihti piltide kaudu ja esimene pilt, mis mul tuli ja ma ei saanud sellest siiamaani lahti, ma teadsin, et ma pean sellest rääkima ja ma leidsin väga lahedaid kirjakohti ka sel teemal ja ma lihtsalt ei saanud sellest pildist lahti ja ma tahan seda teile ka näidata ja ma ütlesin teile, et asjad juhtuvad siis, kui sa oled saadaval, kui sa oled kättesaadav. Ja mul on 2 sõpra, kes olid täna kättesaadavad ja asjad hakkavad juhtuma, sest nad olid kättesaadavad. Ma palun, tulge korraks ette. Tehke neile hästi suur aplaus ka. Ma tean, et nad mõlemad tegelikult ei ole ka väga suured lavainimesed. Aga need mul on
pole julgem. Nii. Oota veel natukene. Esimene näide. Ma teen näite ära ja siis ma loen teile kirjakoha. Esimene näide. Kükita maha korraks ja siis ma palun, et Gert lihtsalt aitaks ta püsti. Gert Kotiisen ja Merle Kotiisen, kui nad vaatavad üksteist niimoodi siiralt ja kallistavad, see on seepärast, need on abielus. Aga, ja tema on meie noorsootöö juht praegult, nii et seepärast ma julgesin ja ma teadsin, et nad on kättesaadavad. Ja nägite, kuidas ta tõstis ta ülesse. See on see, mida maailm teeb ka. Aga nüüd ma palun, et sa läheksid sinna lava peale ja sina võtaksid endale selga. Nii, et ta on jalgadega su seljas. Are you ready? Nii. Jaa, te võite plaksutada, liigub kõvasti mitte, sellepärast, et siin võib juhtuda midagi. Nii, väga hea. Kas te saate siia kogu ütluseks jääda? Okei, te võite alla tulla. Ja ma tänan teid veel kord. Jätke see pilt endale meelde ja ma nüüd loen teile ühe kirjakoha. Tehke üks aplaus neile, palun. Kas teile jäi see pilt meelde? Kas te panite tähele, et Merle jalad värisesid, kuidas seal oli? Nad ei ole seda, võib-olla on teinud, aga ma tean, et iga päev nad seda ei tee. Kas te usute mind või? Iga päev nad seda kodus ei harjuta, kuigi ma arvan, nende keskmine tütar teeks seda igal hetkel une pealt ka teeks, ta ei karda üldse kõrgust. Aga kui ma räägin inimeste hoolitsemisest, siis üks lahe kirjakoht. Ma tahan teile lugeda seda, jätke see pilt endal meelde. On Filippi 2. peatükk ja 1. salmist. Ma natuke loen ja ole minuga kaasas veel. Ma saan aru, et see võib-olla ei saa aru, mida ma teen. Võib-olla ma ka ei saa aru. Kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne, nüüd kuulake, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad. Ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteisest ülemaks kui iseennast. Ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast. Nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. Kuulake nüüd, sa ei pea tegema seda, punnitama seda, kuigi Gert siin võis näha tema muskleid töös küll, aga mõtelge iseenestest seda sama, mis Kristuses. Mulle meeldib, kuidas mu telefon siin, kuidas ingliskeelne tõlge ütles selle kohta, et võttes Jeesust endale eeskujuks. Võtke Jeesus endale eeskujust, kes olles Jumala kuju ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust võttes orjakuju saades inimese sarnaseks. Ta oli Jumal, ta sai inimeseks. Ta tegi midagi, mis ei olnud tema loomupärane ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, peale Kristi surmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv, nii taeva kui maa peal kui maa all, et iga keel tunnistaks Jeesust Kristust, on issand Jumala isa kirkuseks. Kui Ivo seisis siin, siis ta küsis, et kes tahab olla Jeesuse moodi? Kõik harjusid. Kes tahab olla Jeesuse moodi? Nii lahe, et sa tahad olla Jeesuse moodi. Miks ma tõin selle? Üks põhjus oli see, et ma tundsin, et ma pean seda tegema selle Merle ja Gerdisi ette. Tegelikult nad alles nüüd selle sessiooni alguses ütlesid, et nad nõus seda tegema. Nad ei teadnud ennem seda.
Aga ma kuidagi tunnen, et Jumal kutsub meil mitte tegema nii nagu maailm, või nagu maailm aitab üles inimesi küll ja nad aitavad üles, aga meid on kutsutud minema kaugemale, sest Jeesus läks kaugemale. Meid on kutsutud võtma inimesi enda õlgadele. Kus iganes sa teenid või kus iganes sa oled, kui sa oled koolis või kui sa oled pühapäeva koolis aitad või ükskõik, kus sa oled, kui seal on keegi inimene, siis sa oled kutsutud tõstma teda enda õlgadele. Et ta võiks olla kõrgemal kui sina, et sina võiksid olla madalamal. Me oleme kutsutud igas vestluses pidama meeles seda, et see inimene võiks olla tõstetud õlgadele, et ta võiks kohtuda Jumalaga. Iga vestlus, mis me teeme, kui me räägime oma sõpradega, siis see oli nii lahe, kuidas läbi selle konverentsi Jumal on kõnetanud nii samu asju. Igas palves, mida Liiam palus Simona pärast ütles, et las meie saame väikseks ja las sina saad suureks. See on see, milleks Jumal kutsub meid tegelikult. Ta tahab, et me igas vestluses, ka kui me räägime oma sõpradega, et me ei mõtleks mina, vaid me mõtleks, et sina ja läbi selle saab Jumal tõstetud kõrgeks. See on nii lahe, et igas vestluses, mida me peame oma sõpradega. Teie koguduses, siin koguduses, ma tean, et paljud tegelikult ei ole üldse siit kogudusest, aga see kogudus, kes on teenimas siin, nad on tõstmas teid praegult oma õlgadele. Ja see on nii lahe, et on läinud generatsioone enne meid, kes on olnud nõus tõstma uut generatsiooni enda õlgadele. See on nii lahe, et see kogudus on öelnud, et me tahame tõsta inimesi enda õlgadele, et nad võiksid minna Tallinnasse ja võita selle Tallinna ära Jeesusele. See on nii lahe ja kui ma mõtlen veel teie koguduse peale, siis mina tean ühte inimest kõige rohkem on Liis. Mina tean teda rohkem pikemalt Liis Sirendina. aga ma tean, et see on võib-olla isiklik asi, mida ma praegult räägin, aga ma usun, et sa lubad rääkida. Ma loodan, et sa lubad rääkida. Aga teate, see on nii lahe, kuidas selle koguduse inimeste südamed igatsevad, et sa võiksid olla tõstetud kõrgemale. Et sa võiksid siis, kui sul algul võib-olla jalad värisevad seal üleval, aga kui harjutad, siis oled sina valmis tõstma kedagi enda õlgadele. Et kui me olime vist PP-l, me istusime seal kohvikus ja me rääkisime juttu ja siis seesama Merle, kes siin oli värisevate jalgadega, mitte küll jutlustamas veel, hint, aga ta oli siin värisevate jalgadega seal õlgade peal ja siis ta küsis seal konverentsil seal tagatoas, küsis Liisilt ühe küsimuse. Ja mind kuidagi kõnetas see nii väga nagu see, mis Liis vastas selle peale. Ta küsis, et mis on kõige raskem selle juures, et sa oled pastori naine. Ma tean, võib-olla igaüks ei mõtle selle peale alati, aga Merle oskab hästi häid küsimusi küsida ja see on kuidagi mind nagu nii kõnetanud. Ja teate, mida Liis ütles? Ta ei öelnud seda, et väsitavad õhtud või meest ei ole või ta ei öelnud, et tahaks rohkem puhkustel käia või. Teate, mida ta ütles? Võin rääkida? Ta ei ole enam pääsu. Ta ütles seda, et kõige raskem vahel on see, et kui ta on oma lapsega koguduses, siis inimesed märkavad kohe tema last. Aga samas on seal kõrval kellegi laps, keda ta üldse ei pane tähelegi. Ja teate, see süda, mis selle sees oli, see süda, mis teie pastori naisel on, see lihtsalt ulme, see lihtsalt nagu, kes vastab üldse sellise lausega või kes üldse ma üldse ei mõtlegi selle, ma mingi, las nunnutavad mu beebit nagu, minu beebi on kõige lahedam beebi, nagu iga ema mõtleb nii, aga ta mõtleb, et seal on need beebid, keda mitte keegi ei märka, nagu, miks see on nagu nii ilus lihtsalt ja ma arvan, et see süda, mis on seal teie pastorite peres, siis see on nagu midagi, mis on tõstmas teid kogudusena nende õlgadele.
et nad on tõstmas, nad on tõstnud teid enda õlgadele. Ja see on nagu nii ilus ja see on see, mida Jeesus õpetab, sest ta tuli, ta tõstis selle risti enda õlgadele. Ta tõstis risti õlgadele. Me oleme kutsutud tõstma teisi inimesi enda õlgadele. Ka risti, kui on vaja, aga ta tuli, tõstis risti enda õlgadele. See on vähim, mis meie saame anda, et me läheme välja ja tõstame lihtsalt inimesi oma õlgadele ja nii palju kui vaja ja nii palju kui me saame. Ma jagan veel ühe asja, ma tegelikult ei tea, mis ajal ma rääkima hakkasin, aga üks asi, mis mulle veel südamesse tuli, oli see, et ma loen kirjakoha Hebrealaste 12.1. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Teate, me kõik oleme kutsutud jooksma võidujooksu, aga mul on teile uudis. See ei ole võistlus, meie omavaheline võistlus. Pane see esimene pilt seal, see jooksupilt, see, kus number 1 on seal süles niimoodi. See on minu poeg Jetroleo ja me oleme ööjooksu mõmmijookssul. Mõmmijooks! Ma ütlen, et elu on nagu mõmmijooks, see elu, milleks Jumal sind on kutsunud. Nimelt, Jumal on kutsunud sind mõmmijooksuks. Ta annab kõigile number 1. Sinu teha on, kas sa viid selle finišisse või mitte. Ta annab kõigile number 1. Sinu teha on, kas sa viid selle finišisse või mitte. Alguses need beebid, need kristlased beebid, sa pead neid tassima, kui see on vaja. Sa pead neid tassima selles võidujooksus, kui on vaja. Ma pidin tassima teda, ta ei jooksnud ise. Ja me olime pärast mingi reklaamplakatil selle pildiga ka, see eriti naljakas. Aga see on meie linna mõmmijooks ja me käime seal ja teate, nad kõik saavad auhinnad, kes lähevad üle finišijoone. Tegelikult meil on samamoodi. Kui me jõuame üle finišijoone, me kõik saame auhinna, meil kõigil on number 1. See ei ole võistlus, me ei pea võrdlema üksteisega. Me ei pea mõtlema, et miks Simona ainult saab palves vastuseid või hakka ka palvetama, aga samas meil erinevatel inimestel on erinevad kutsumised ja me oleme nii erinevalt loodud. See on täiega lahe minu arust. Kuidas ma näitan teile üht pilt veel, vabandust. Üks pilt veel, pane see teine jooksupilt. See on 2 aastat hiljem. Kas sa saad tulesid natukene vähemaks panna? See on väga tähtis pilt. Ma ei tea, kas keegi üldse saab siin tulesid vähemaks panna korraks. See on Jetroleo 2 aastat hiljem. Teda ei pea enam tassima, ta jookseb ise, aga seal on vaja, et keegi innustaks teda, see on ta isa, Taavi, minu mees. Taavi jookseb koos temaga ja me oleme samamoodi kutsutud jooksma koos nendega, keda me peame teenima. Et ükskõik, mis see sinu keeli tähendab, kas sa pead lihtsalt viima kohvi kellelegi või sa pead lihtsalt istuma maas igal hommikul ja lugema nendega piiblit. Meie noortejuht Tuuli Kams kutsub hommikuti hommikusöögile inimesi, et enne kooli lugeda nendega koos piiblit. Ja mitte ainult lugeda, vaid vist saab hommikusööki ka, minge kõik. Tegelikult see toiduosa ei ole üldse vähene, vaid me tegelikult oleme kutsutud kõik jooksma, aga see ei ole võistlus, meie omavaheline võistlus. Ma tahan, et sa saaksid sellest aru, see ei ole meie omavaheline võistlus, vaid me peame üksteist tõstma sinna õlgadele, et see number 1 jõuaks sinna finišisse, nagu seal mõmmi jooksul, ja saaks selle auhinna. Kui sina oled täna siin ja sa oled jooksmas seda jooksu, nagu Joel Kristjan, kes on kõige parem sõber minu Jetroleol, tema on meie pastoripoeg, jah, tema üks õdedest hüüdis praegu. Ja teate, mismoodi tema seda jooksu eelmine kord jooksis või? See sama jooks, kus Jetroleo niimoodi jooksis, siis Joel otsustas, et ta ei taha joosta seda enam. Ma ei taha joosta, see ei ole üldse minu teema. Ja siis isa võttis ja viis ikkagi üle finišijoone, sest auhind pidi kätte saama või ma ei tea, kas ema või keegi võttis ta. Ja teate, vahel me peame mõned sõbrad niimoodi üle finišijoone viima. Nagu tegelikult ka. Nagu mõned sõbrad peab lihtsalt, sa võid tule jälle põnema. Mõned sõbrad peab üle finišijoone viima.
ja kui on vaja, siis võtame nad sülle lihtsalt ja viime. Ja kui sina oled see, kes ei taha praegult joosta, leia endale sõpru, kes tahavad joosta ja tahavad koos sinuga lihtsalt minna. See ei ole võistlus omavahel, aga see on võistlus, et põrgu jääks tühjemaks. Aga suurim teie seast olgu teenija. Olgu teie teenija. Matteuse 23:11. Suurim teie seast olgu teie teenija. Et loodan, et ma sain oma mõtte jagatud sulle ja minu küsimus võib-olla, kui sa nüüd lähed sellesse grupi aega, oleks see, et ma tahan, et sa mõtleksid korraks selle peale, kes on need inimesed, kes on sind tõstnud õlgadele. Rääkige oma grupis, kes on need inimesed, kes on sind tõstnud mingitel hetkedel õlgadele või võtnud kätte ja viinud, lihtsalt võtnud kätte ja viinud. Et mõelge nende inimeste peale ja siis mõelge nende inimeste peale, keda saaksid sina võtta enda õlgadele, keda oled sina nõus enda õlgadele võtma. Vot, ma ei tea, kes jagab gruppidesse, mitmesse gruppi. Aitäh teile! Aitäh, Maria! Aitäh! Ja nagu te ütlesid, võtame grupi aja, võtame 3-4 gruppidesse, jagame sellest, kuidas keegi meid on kandnud õlgadel ja keda võiksin mina kanda oma elus, kelle eest hoolt võtta. Nii et võtame mõned minutid ja arutame seda ja siis tuleb juba järgmine osa.
I'm trusting you have better plans I haven't even dreamt of yet. I know that you will for me when everything's against me. I put all my hope in you. Jesus, I will trust you. I will trust you. I know you never fail. I will trust you. Jesus, I will. Jesus, I will. Can we sing? I don't know how the story ends, but I know that you finished it. I close my eyes and just let go and fall into my only hope. There's safety in the falling when I surrender fully. I put all my hope in you, Jesus. Jesus, I will trust you. I will trust you. I know you never fail. I will trust you. Jesus, I No nii, kuidas meil läheb? Kas me oleme oma jutud ära rääkinud? Jah, sul läheb hästi? Mul läheb ka täiega hästi. See on hästi. Täiega hea sõnum Maria poolt. Et minu meelest, mina mõtlen, rääkisime Ivoga praegult, et need inimesed, kes meid on kandnud ja siis need inimesed, kes on meie südamel, keda meie saame kandma. Et ärme unusta kunagi ära, mis meie eest on tehtud või mis keegi on meie jaoks teinud. Ja see on ülioluline. Ja siis see julgustab meid, et ise võtta keegi oma õlgadele ja kellegi eest hoolitseda. Ja minu meelest see on nii suur privileeg, see on nii suur eesõigus kedagi eest hoolitseda, kedagi hoida, kedagi armastada, oma õlgadele võtta, vahepeal koos temaga ümber kukkuda, siis jälle püsti, siis ta julges õlgadele tulla natuke aega, siis jälle võtad ja siis jälle paned edasi, see on täiega gift, aga loodame, et keegi ei saa haiget, kui ta kukub. Aga enne kui ma lähen selle juurde, mis mina tahan jagada, siis ma tahaks, et me palvetame koos. Ja siis ma jagan, mis mu südamel on ja vaatame, mis Jumal teha tahab. Jeesus, me täname sind. Jeesus, me täname sind su armastuse eest. Täname sellest, Jeesus, et sina oled siin täna. Täname sellest, et sina armastad mind ja kõiki inimesi, kes siin on. Täname sellest, et sina oled parim hoolitseja. Täname, et kõige parem asi, mis üldse saab olla, on see, et me tunneme sind isiklikult. Ja me tunneme ja me teame, et sinu armastus elab meis. Ja ma palvetan Jumal, et aita meil armastada inimesi, aita meil armastada neid inimesi, kes on meie ümber, aita meil elada välja seda armastust, mis sina oled meie sisse pannud, et see jääks meile, et me ei jõuaks seda ise endale, vaid meist paiskuks välja see armastus, mis sina oled meie sisse pannud. Jumal, ma tänan sind iga inimesest, kes siin on, palvetan Jeesuse Kristuse nimel ja kogudus ütles Aamen. Margus on ka siin ja ma mõtlesin seda, et mis on minu jaoks nagu inimeste eest hoolitsemise juurde kõige tähtsam või jüngerdamise juures, mis on kõige tähtsam. Ja mõtlen, et kus kõik saab alguse, ongi see, et mida Liian tegelikult ka eile rääkis. Ja ta ütles, et Jumala headus ja armastus on kogu aeg temaga. Ehk siis isa headus ja armastus on kogu aeg temaga. Ja sellest tegelikult tulebki inimeste eest hoolitsemine, et ma tean, et Jumal armastab mind ja ma tean, et Jumal on hea. Mu taevane paps, mu taevane issi, mu Jumal, isa, kuidas iganes sa kutsutada, et ta on hea ja et ta armastab mind. Ja sellest voolab kõik välja. Kui mul seda ei ole, siis ma ei saa tõeliselt hoolitseda inimeste eest. See on võimatu hoolitseda tõeliselt inimeste eest, kui mina ei tea enda väärtust Jumalas. See on ülioluline. Et mina tean, Jaan, Jumal, ma tänan, et sa armastad mind ja et sa oled hea isa minule, Jaanile. Ja sina saad seda isiklikult öelda. Nii et ma tahan koos Margusega, et me laulame seda laulu ja me ülistame koos seda hea isa. Et ta on hea isa.
Mina kasvasin üles ilma isata põhimõtteliselt. Aga ma tean, et mul on hea isa, kes armastab mind, kes on hea ja ta on alati minuga. Ülistame koos ja lihtsalt mõtleme sellele, et kui hea isa meil on ja kui väga ta meid armastab. Kuulnud ma mitmeid lugusid sellest, kes oled sa, kuid kuulsin ka õrnas osina töösel. Nii pimedal ja sa ütlesid, kuis mind armastad ja ei jäta mind ja oled nii hea isa, oled sa, ja ma kuulun vaid sulle, kuulun ma otsinud olen kõikjalt, et leida vastuseid, kui nüüd tean, et sinust leida saan kõike, mis otsin ma, sest sul teada, mis vajame enne, kui sa sõnadeks saad. Kõik koos. Oled sa ja ma kuulun vaid sulle, kuulun ma ja oled hea isa, oled sa ja ma kuulun vaid sulle, kuulun ma. Oled täiuslik kõiges, mis teed. Oled täiuslik kõiges, mis teed. Oled täiuslik kõiges, mis teed. Mu jaoks. Oled täiuslik kõiges, mis teed. Oled täiuslik kõiges, mis teed. Oled täiuslik kõiges, mis teed mu jaoks. Oled nii hea isa, oled sa ja ma kuulun vaid sulle, kuulun ma. Oled sa ja ma kuulun vaid sulle, kuulun ma. Tõstame oma käed. Palume oma isa ees ja täname teda. Täname isa, et sa oled nii hea. Täname isa, et sa armastad meid. Täname, et me ei ole mitte kunagi üksinda. Ükskõik, mis meie elus toimub. Me täname isa, et sina oled koos meiega. Et sinu headus ja sinu armastus on meiega ükskõik, kuhu me läheme. Ükskõik, kus me oleme, siis sinu armastus ja sinu headus on meiega. Sest sa oled nii hea isa. Sa oled nii hea isa. Sa oled nii hea isa. Ja sa armastad mind. Ütle seda isiklikult. Sa oled nii hea isa. Sa armastad mind. Sa oled nii hea isa. Et sa armastad mind. Täname sind isa. Täname sind isa su armastuse eest. Täname sind isa su armastuse eest. Täname sind isa. Piibel ütleb, et Jumal valas oma armastuse välja meie südametesse.
Jumala armastus elab sinu südames. Sinu isa armastus elab sinu südames. Ja see on hea sõnum. See on ülihea sõnum. Jumalas armastus elab sinu südames. Täiesti ulme. Jumala armastus elab minus ja sinus. Aitäh sulle, Margus. Tänu Jumalale, te võite võtta istet. Come on, teeme Jumalale aplausi, et ta on nii hea isa. Ta on väärt seda. Ja mina usun, et number 1 see, kuidas hoolitseda inimeste eest, ongi see teadmine, et sa tead, et su Jumal on täiega hea ja ta armastab sind. Kas sa tead seda? Come on, kes teab seda, et Jumal armastab sind ja ta on hea isa? Tänu Jumalale. Ja minu teine point ongi see, et seda me peamegi inimestele andma edasi, et nende eest hoolitseda. Et see ei ole mingi minu tarkus või mida mina teen, vaid alati me suuname inimesed Jumala juurde. Alati me suuname inimesed isa juurde, kes teab, mis on hea, kes teab, kuidas armastada, kes teab, kuidas hoolitseda. Suuname alati inimesed Jumala juurde. Suuname alati palvetama, lugema piiblit, olema vaikses ajas koos Jumalaga, sest tema on hea ja tema armastab inimesi täiega. See on kõige parem viis, kuidas inimeste eest hoolitseda. Ja ma toon ühe näite. Kui ma olin Austraalias, siis ma elasin ühe lahkumineku läbi seal, ma läksin ühest tütarlapsest lahku, mu süda oli täiesti murtud, ma nutsin, ma olin sodi, ma mõtlesin, mis toimub, kõik on nii halvasti ja ma läksin oma vaimuliku juhi juurde, ma läksin oma pastori juurde ja ma ütlesin, et ma nutsin ja ma hädaldasin ja ma haletsesin ennast ja kõik oli nii untsus. Ja siis tema, mis ütles mulle, oli see, ütles mulle, et ära haletse ennast, see on patt ja pane oma silmad Jumala peale, sest tema armastab sind. Ja too hetk muutis minu elu. Nii et kuidas hoolitseda inimeste eest, öelge nendele, et pange oma silmad Jumala peale, kes on hea, kes armastab sind ja sellest tuleb kõik, mis on hea.